Robert Virves, eile õhtul elasid üle päris karmi avarii, no video pealt on ka näha, et auto rullus päris sügavale, et kui sa nüüd nagu tagasi mõtled sellele hetkele ja sinna kurvi minekule, et kas midagi läks valesti või sa enda nägemuses sisenesid sinna kurvi täpselt nii, nagu oli plaanis ja nagu legend ette nägi? Ei, jah, üsna, ütleme, ootamatu oli, et ega üsna, ma ütleks, lihtne ja tavaline kurv, midagi erilist sisekurvis ei näinud nagu enne ega pärast ka, et ma ei tea. Nagu ma ütlesin, suht ootamatu oli, et ilmselt pidin, ma ei tea, liiga lähedal siis kas kaljul olema või oli mingi kivi, seda ma täpselt ei oska öelda, et viskas päris ootamatult külje õhku ja nagu nägid, siis teisel pool väga palju midagi vastas ei olnud, mis kinni püüaks. No sul legendis ei olnud, et sealt nii-öelda, sa väga palju lõigata ei saa, ega et väga seest minna ei tohi või seal ma olen näinud mingi pilti, et seal mingi väike äär nagu on, aga seda ilmselt karta ralliautoga ei oleks pidanud. No mul ei olnud midagi kirjas, aga ma räägin, et siuke teisi vaadates ka ei oska öelda, et kas siis ilmselge on see, et liiga sees ma pidin olema, aga nagu ma ütlesin, siis lõpuni ma ei saanudki nagu pihta, et mis see siis nagu ratta alla jäi, aga midagi pidi jääma. No sellisel hetkel, kui see auto viskas nagu külje peale rohkem, mis mõtted sõidumehel sellisel hetkel üldse peast läbi käivad või kas ja kui palju üldse jõuab midagi mõtelda siis? No jah, ega pigem käib ikka päris kähku. Samas mingi hetk jälle nagu toimub aegluubis, et ma ainult nägin, et kui kaugele vaade oli, et ma korra jõudsin mõelda, et kui kaua karussell kestab, aga ei tegelikult käis suht kähku, et õnneks me päris sirgelt alla ei kukkunud, et seal paar korda jõudis enne ka maad puutuda auto ja lõpuks jäime tagurpidi ja uksed ka kinni, et selles suhtes oli üsna ebamugav, et iseenesest see, kuidas öelda, ma arvan, et auto vaadates, kui kaugel see oli, siis auto tegelikult ei ole nagu väga hull, ma tahaks uskuda ja ega ütleme see, kuidas öelda, et omal ka tegelikult nagu midagi mega hullu ei olnud, et pigem oligi see nagu rõve teadmatus, et ei tea, kui kaugele see läheb, et selles suhtes läks õnnelikult. Kuidas seda on õpetatud sellises olukorras? Roolist tuleb lahti lasta käed, kui keha ligi tõmmata või käib see kuidagi instinktide pealt kõik? See käib täitsa puhta instinkti pealt. No ma sain nii aru, et kui auto pidama jäi, et siis uks ei saanud lahti teha ja üldse välja ronimisega oli päris tükk tegemist, et kuidas üldse autost välja saite, vist päris kaua aega vist? Jah, ma ei teagi täpselt kaua, aga ikka ütleme, minu ust polnud variantigi lahti teha, Jakol oli täpselt siuke, ukse sai praokile ja lõpuks ta kuidagi sealt välja sai. Ma olin üsna leppinud, et siin läheb kauem, et kui Jakko oli autost väljas, siis ma olin alles võõdega kinni ja ma ei viitsinud kiirustada, et ega seal midagi esialgu teha polnud, tundus, aga ei, õnneks Jakko sai uksest välja, et siis nagu asi laabus, aga jah, ütleme, väga mugav ei olnud. Rippusid pea alaspidi siin natuke aega seal? No tükk aega, jah. No tegelikult see on ju ohtlik olukord, et kui oleks, ma ei tea, autoga midagi õli kuskile sattunud, võinud mingid säde tekkida, et sellised olukorrad, kus auto uksi ei saa avada, on ju tegelikult iseenesest suht hirmuäratavad. No just, et ega ütleme, see on siuke loll asi, et meil oli veel see probleem ka, et me olime nii kaugel all tee pealt, et isegi kui keegi appi tahab tulla, siis see nagu tükk aega võtab aega, kuni sa sinna jõuad. Ja oleneb sellest nii-öelda ralli pealtvaatajate kultuurist ka, et ma arvan, et
oleks sihuke asi Soomes juhtunud, siis ma arvan, poleks jõudnud mõeldagi, kui juba oleks keegi selle ukse eest ära tõmmanud, aga siin oli, või üldiselt on teistmoodi, et tegelikult pealtvaatajatel ei lubatagi minna kuskile, mis on tegelikult nagu päris lollus, ma ütleks, mingis olukorras, aga reeglid on sellised ja neid ju rikkuda ei tohi. Et auto juurest üles ronida pidid sihuke pool alpinismiga tegelema vist, et kuidas üles saite, et ma saan aru, pärast abistajad ronisid köiteabil seal, et kuidas sa üldse üles said? No, et suht piiri peal oli, et kuidagi nagu üsna napilt sai, et seal oli ühe külje pealt sai, et teise külje pealt ma arvan ei olekski saanud. Üsna sügaval oli see asi, jah. No kui sügava sihukese psühholoogilise jälje, ütleme, sihuke õnnetus jätab, et tegelikult siin eelmisel rallil oli ka avarii nüüd, et kas sa kuidas suudad nagu sellest üle olla ja kuidas sa enda peas nagu selle välja saad, et nüüd minna Sardiinias jälle starti tegelikult niimoodi puhta peaga? No ma ei oska öelda, et kuidas öelda, mu jaoks natuke uus olukord, et mu senine karjäär on nagu üsna nii-öelda lihtsalt läinud või puhtalt, et eks need asjad käivad asja juurde. Ütleme, loomulikult täna nagu natuke õnneme, et tegelikult eesmärk oli number 1 lõpuni tulla ilma vigadeta, mida ilmselgelt ei juhtunud. Samas ongi jälle see koht, et ei ole olnud seda olukorda, et nüüd oleks hambad ristis surunud ja et ei tea, kas mahub või ei mahu. Jälle sihuke, kuidas öelda, minu silmis väga selline olukord, mis oleks võinud olemata jälle olla, aga nüüd on tehtud ja ma arvan, väga pikalt ulguda ei ole mõtet, tuleb edasi vaadata. Seesama auto tehakse Sardiinia jaoks korda või tuleb mõni muu masin sinna? Ma ausalt öeldes veel ei tea, aga ma usun, et äkki saab sellest ka asja nii ruttu, aga seda veel ei tea, seda otsustatakse. No edu sulle!